soolist võrdõiguslikkust peetakse teemaks, mis on oluline ainult naiste jaoks. Naised kogevad rohkem soolist ebavõrdsust ning ka räägivad sellest rohkem. Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi ekspert Kristjan Veske. Kas sooline ebavõrdsus on ainult naiste probleem ning miks peaksid mehed soolise võrdõiguslikkuse eest seisma? Lühidalt öeldes, meestele peaks sooline võrdõiguslikkus korda minema selle tõttu, et sellest on kasu kogu ühiskonnale, ka meestele endile. Kui aga vaadata arvude ja tõenäosuse keeles, siis aastal 2020 sündis Eestis umbes 6700 poissi ja 6400 tüdrukut. Sünnihetkest alates hakkavad neid väikeseid inimesi vormima ühiskondlikud ootused, mida peetakse sobivaks naistele ja mida meestele. Sooliselt piiravad ootused ja mõttemallid avaldavad mõju terve elukaare jooksul. Poisina panustad oma haridusse vähem, sest arvad, et õpikutarkus ja head hinded ei ole su edu aluseks. Ülikooli sa pigem ei lähe või jätad selle pooleli, sest oluline on hakata varakult raha teenima. Nii näiteks oli aastal 2019 meesõppurite osakaal magistriõppes vaid 37,4%. Täiskasvanueas oled ületöötanud ja oma laste elust võtad osa põgusalt ning tasapisi hakkab ka tervis endast märku andma. Sündides tüdrukuna on tõenäoline, et su palk saab olema meeste omast väiksem. Selleks, et edu saavutada, pead tunduvalt rohkem vaeva nägema ning sageli jäävad tasustamata kodu- ja hooldustööd sinu kanda. Samuti on sul oht langeda koduvägivalla ohvriks või kogeda seksistlikku käitumist töökohal. Need on vaid mõned näited soolisest ebavõrdsusest ja selle mõjust. Usun, et ükski lapsevanem ei taha oma lapsele sellist saatust. Õnneks aga on viimastel aastakümnetel juba toimunud muutused. Nii näeme mehi järjest rohkem lastega aega veetmas ning nende eest hoolitsemas. Kuigi vanema hüvitisega jääb siiski lastega koju vaid väike osa isasi. Näiteks aastal 2019 oli mehi vaid 12% vanema hüvitise saajatest. Võrdsemalt jagatud vanemlus aitab aga isadel luua lähedasemaid ja mõistvamaid suhteid oma lastega ning lühemad karjäärikatkestused annavad naistele paremad võimalused tööturul. Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et Eesti liigub sugude võrdsuse poole teosammul. Nii näiteks oli aastal 2020 Eesti skoor 100 palli skaalal vaid 60,7. Arenguhüppest saame aga rääkida siis, kui meil on tasakaalustatud ühiskond, kus mehed ja naised, poisid ja tüdrukud on oma valikutes vabad. Ning see peakski motiveerima mehi ka soolise võrdõiguslikkuse eest seisma.